kallid valimiskoolisõbrad. Täna räägin ma teile Eesti erakondade struktuurist. Erakonna väiksemad rakukesed on osakonnad, mis moodustatakse harilikult kohalike omavalitsuste, see on valdade ja linnade piires. Osakondade liikmete arv on erinev, ulatudes mõnekümnest liikmest mitmetesse sadadesse. Väikseim lubatud liikmete arv on Sotsiaaldemokraatlikus erakonnas 3, Reformierakonnas 5, Isamaa ja Res Publica Liidus 7 ja Keskerakonnas 10 inimest. Osakonna liikmed valivad endi seast kuni 8 aastaks osakonna juhatuse, mille ülesandeks on erakonna piirkonna igapäevatöö korraldamine. Osakonnad koonduvad piirkondadeks, mis on reeglina moodustatud maakondade järgi. Erandiks on suuremad linnad, mis on ise piirkonnad ja mille osakonnad on moodustatud linnaosade järgi. Reeglina valitakse ka piirkonna juhatus vabadel erakonnasisestel valimistel. Nii näeb erakonna struktuur välja rohujuure tasandil. Kõik erakonna liikmed moodustavad erakonna üldkogu, nagu seda nimetatakse Reformierakonnas ja Sotsiaaldemokraatlikus erakonnas. Isamaa ja Res Publica Liit kutsub seda suurkoguks ja Keskerakond kongressiks. See on erakonna kõrgeim juhtorgan, mis üldiselt koguneb kord 2 aasta jooksul. Erandiks on Reformierakond, mille üldkogu koguneb igal aastal. Iga 2 aasta tagant valib üldkogu erakonna esimehe ja aseesimehe ja ülejäänud juhatuse, mille esimees, erakonna esimees ka kohe on. Juhatuses, mida erinevalt teistest Isamaa ja Res Publica Liit eesseisuseks kutsub, on üldjuhul kuni 20 liiget. Juhatus koguneb vähemalt kord 2 nädala tagant ja tegeleb erakonna kõige olulisemate igapäevaküsimustega. Põhimõtteliselt juhib juhatus erakonda. Lisaks juhatusele valitakse üldkogul ka erakonna revisjonikomisjon ja aukohus, ehk siis erakonna ratsionaalne mõistus ja südametunnistus. Volikogu. Volikogu ülesandeks on täita üldkogu ülesandeid üldkogu vahelisel ajal. Liikmeid volikogus on maksimaalselt 200 ringis. Kõige suurem liikmete arv on Keskerakonnal. Enamik volikogu liikmed valitakse piirkondadest. Lisaks kuuluvad erakonna volikogusse ka kõik juhatuse liikmed, ministrid, parlamendisaadikud ja eurosaadikud. Muuhulgas on volikogu pädevuses ka erakonna peasekretäri kinnitamine. Peasekretär juhib erakonna igapäevatööd administratiivtasandil. Nii näeb lihtsustatud kujul välja Eesti erakonna struktuur. Erakonna erinevatel tasanditel toimub väga palju valimisi. Osakond valib oma liikmete hulgast endale nii esimehe kui ka juhatuse. Piirkond valib oma liikmete hulgast endale nii esimehe, juhatuse, piirkondliku revisjonikomisjoni kui ka esindajad volikogusse. Üldkogu valib iga 2 aasta tagant erakonna esimehe, aseesimehed ja juhatuse liikmed. Lisaks aukohtu ja revisjonikomisjoni. See teeb demokraatlikus erakonnas enam kui 10 vaba valimist 2 aasta jooksul. Aga nüüd heidame pilgu Eesti kõige jäigema põhikirjaga erakonna struktuurile. Osakonda nimetatakse selles erakonnas piirkondlikuks organisatsiooniks. Sel tasandil toimub seal kõik täpselt nii nagu mujalgi. Salajasel hääletusel valitakse juhatus ja juhatuse esimees. Siit edasi otsustatakse kõik juba määramise teel. Osakondade juhatused määravad oma esindajad, kes moodustavad piirkondade juhatused. Lisaks määratakse maakondlike organisatsioonide juhatusse kõik Riigikogu liikmed, kes on sinna valitud antud valimisringkonnast. Ka volikogusse ei valita esindajaid mitte maakondlikest organisatsioonidest. Sinna kuuluvad automaatselt kõigi piirkondlike ja maakondlike organisatsioonide juhatuste esimehed. Ka üldkogul toimuvate valimiste arv on piiratud. Ja mis veel ainulaadne, erakonna peasekretäri ei kinnita mitte volikogu, vaid määrab Eesti erakondade väikseim vaid 15-liikmeline juhatus. Aga märkimata on jäänud veel üks oluline institutsioon. Mis see on?
On see rahvas? Reformierakondlane? Raha? Ei. See on miski, mida ei valita ega nimetata. Ta on. See on Rosimannus. Mis on sellise jäikuse võlu ja valu? 11 aastat järjest võimul. Reformierakonna ülitugeva sisemise struktuuri najal on loodud masinavärk, mis ei saa libastuda. Olles välistanud nii palju sisemisi valimisi kui vähegi võimalik, toimib sobilike inimeste paigutamine olulistele positsioonidele nagu valatult. Juhuslikkust ei eksisteeri. Nende 11 aasta jooksul on oldud koalitsioonis sisuliselt kõigi poliitiliste jõududega Eestis. Keskerakond, Isamaaliit, Res Publica, Isamaa ja Res Publica liit, Mõõdukad, Sotsiaaldemokraatlik erakond, Rahvaliit, Eesti Maarahva erakond ja vähemusvalitsuse toetajana lisaksin siia nimistusse ka rohelised. Väga palju suuri lubadusi, kibedaid kompromisse, tohutul hulgal kokkuleppeid, mis praeguses hetkeks tähendab üüratut võlga oma partnerite ning toetajate ees. Mis vahenditega võimul jätkates võlg makstakse? Ja kelle rahadega? Aga et mitte lõpetada nii süngetes toonides, näitama teile veel ühte võimalust, kuidas erakond toimima panna. Siit ka meie küsimus vaatajale. Mis erakonna struktuur see on? Vastused palume saata aadressile info@eestieest.ee. See oli meie tänane valimiskool. Oodake järge.